Selle Armatuurvarraste sümfoonia saatel juhatan sisse meie viimase tänase loengu esitaja, kelleks on dirigent Tõnu Kaljuste. Kui muusikud hakkavad muusikat õppima 3-aastaselt, siis nad õpivad esimesi noote viiulil, klaveril õige kaua. Nad varsti saavad aru, et on olemas maailmas olnud heliloojad, kes on loonud palju muusikat ja nad saavad õpetajate käest juba mõne aasta pärast teada, et vaat need Tšerni etüüdid, neid sa pead juba mängima, need õige mitu tükki. Ja siis inimene areneb, kuni nüüd hästi kaua areneb ja peab hakkama kuskil esinema tulevikus. Ja pagasiks on juba, et teab, et Beethovenil on 9 sümfooniat ja seal partituuris on tohutult palju kauneid instrumente, mis on tal kõik juba pähe õpitud elu jooksul. Siis ta kohtab veel oma elus elavaid heliloojaid, kes hakkavad looma just näiteks temale, et tema ette kannaks neid teoseid. Ja seda siis kutsutakse niisuguseks väikseks muusiku elukogemuseks. Ja need muusikud, kes nii varakult alustavad, jõuavad mingil eluperioodil selgusele, et kõige selle mehaanilise ja õpitud muusika jooksul on üks mingisugune eriline hetk muusikas, see on vaikus. Ja kui te nüüd seda vaikust kuulasite, siis selles ruumis mina kuulen, et ei ole vaikust. Ja siis inimene, kes satub plaadifirmadega koostöösse, saab aru, et näiteks tänasel õhtul ma selles ruumis ei saaks plaadistada. Sellepärast, et ma ei saa muusikat täielikult ette kanda, kuna seal mõnes taktis peab olema täiuslik vaikus. Milleks on muusikas vaikust vaja? Tegelikult seda vaikust on jäänud üha vähemaks. Kui te vaatate, kuidas muusika on aegadest arenenud, siis see areng on olnud küllaltki suurema, kõvema suunas. See on Niguliste kirik, kus esialgne orel asus seal, kus ta praegugi asub. Ajaloolased tegid kindlaks. Muusikute mõjuvõim selles kirikus oli siis niisugune, et ettekandele tulid küllaltki väiksed polüfoonilised teosed, mida selle kiriku oreliga oli võimalik ülevalt ette kanda. Sajanditega see Jumala kiitmise masin, nagu Hugo Lepnurm on oreli kohta öelnud, ei olnud enam ainukene kirikus, vaid kirikumuusika arengu juures hakkasid üha rohkem mängima tugevamad volüümid, suuremad orkestrid, suuremad koorid ja sajanditega jõudis ettekande traditsioon selleni, et muusikud hakkasid kirikut mõjutama. Nad tegid kooripealsed. Tekkisid inimesed, kes hakkasid kuulama akustikat, kuidas muusikaline struktuur ja kogu muusika kõla ruumis levib. Ja selle jaoks leiti
kindel koht kiriku rõdul keskel ja orel toodi ülevalt alla. Siin sai juba ette kanda suuri romantikute suurteoseid. Nüüd, kui me taastasime, ma olen ise Niguliste kiriku avamisel olnud 3 korda. Siis, kui ta ära põles ja siis, kui olid olümpiamängud ja kuidas oli veel üks väike avamine ka ehitajatele, siis selgus, et selles ruumis on tõesti saavutatud see täielik algus, et siin võib teha keskaja muusikat ja väga, väga lihtsat muusikat. Nii et 1980. aastast alates meie spetsialistid, ajaloolased on kinkinud meile tagasi ajaloo, et see on niisugune tee selles ruumis, mida hakake aga uuesti käima. Et see rõdu, mis sinna ehitati, et suuremaid teoseid ette kanda, see võib-olla tuleb tulevaste põrvedega. Leitakse, et see on vajalik, kuigi ma seda ei usu. Sellepärast, et see akustika, mis siin on, niisugune, et peale väikest nipsu sa kuuled seda kõla 8 sekundit, niisuguseid ruume on maailmas vähe. Ja ma põhilised plaadistused ma olen teinud Nigulistes just sellepärast, et see unikaalne akustika annab võimaluse teatud tüüpi muusika salvestuseks. See on siis põhiliselt pärdiplaadid. Kuigi esimese pärdiplaadi ajal ma otsisin kindlamat kohta, sest leidsin, et Niguliste ei oma ikka vaikust. Sinna tulid sisse igasugused hääled. Eriti paistsid silma mõned niisugused koduloomad kõrval tänavates, kes just õhtustel tundidel, siis kui plaadistused hakkasid ennast väljendama. Ja esimese plaadi tegin Lohja kirikus Soomes, Pärdi Teum. See oli niisugune kirik, millel olid 2-meetrised müürid ja ta oli sõiduteest 100 meetri kaugusel. Terve päev oli kirikus täielik vaikus. See oli siis esimene plaat, mis õnnestus ja mis sai ka väikse Grammy nominatsiooni, see oli 90. aasta alguses. Ja niisuguse vaikuse otsimisena on kõik need aastad kulgenud. Ma olen mõelnud palju akustika peale erinevates ruumides ja on tulnud dirigeerida väga erinevaid orkestrid erinevates saalides. Ja üks uus asi, mis on meie eluajal juhtuma hakanud, on tekkinud kunstlik akustika. See on esimene koht, kus ma seda kohtasin. See on Tokyo Foorumi kontserdisaal, siia mahub 5000 inimest kuulama. Ja siis, kui maailm tähistas suurt Mozarti juubelit, ma pidin dirigeerima seal 2 Mozarti reekvemi ja ettekandjaks oli väike orkester Berliini Alte Musikakademii koos kooriga. Ja esimest korda, kui ma sinna ruumi läksin, siis ma tundsin, et see ei ole võimalik, sest koor vaid 28 liiget, sama palju orkestrit. Mozarti ettekande traditsioon arvestas omal ajal
kiriku suurust, nii suur nagu moodsad ja aegsed väikekirikud olid. Ja kui sa lähed niisugusesse ruumi, siis selge see, et on mingi ettekandetraditsiooni uus olukord. Sest inimhääl ei levi loomulikult. Ma arvan, et me ei oleks seda saali täitnud muidu, kui ei oleks siin tuhandeid mikrofone laes. Ja ega ma siis ausalt öeldes ei teadnudki, et need mikrofonid laes, et hakkasin esimest proovi tegima ja ma ei suutnud ära uskuda, et kui fantastiliselt kõik kõlas. See pettis täielikult ära. Ma pärast sain teada, et siin oli hästi palju mikrofone. Ja rääkides muusikutega, kes mängisid, nemad olid täielikus paanikas. Nad ei kuulnud laval üksteist. Ja sama ma olen ka tajunud ja kuulnud muusikute käest, kes teevad klassikalist muusikat meie Nordia kontserdisaalis. Et see pole Nordia kontsertsaal, see on seesama Tokyo Foorum. Aga Nordia kontsertsaal on samasuguse süsteemiga, et seal on tuhandeid mikrofone ja pisiksi valjuhääldajaid ja selle akustika ja muusika kõla on ühe inimese nuppude all. Kas tõesti mul on juba aeg läbi? Ma just mõtlesin, et vaata, huvitav on jälgida erinevate elualade 9 minutit. Et kõige täpsem oli arhitekt. See number oli hea. Ai jumal, kes see on? Ja ma tahtsin rääkida veel, näidata loomuliku arhitektuuri mõningaid näiteid veel, mis on läinud suurte koosseisude ja ka kammermuusika ettekanneteks, kus on võimalik kutsuda palju publikut. See on siis Berliini Filharmoonia saal, mis valmis 60-ndatel ja mille traditsioonis, mille arhitektuuri traditsioonis toimivad paljud maailma sümfonihoolid. See on siis suurem saal Berliini Filharmoonias. Ja need väiksed peegeldavad seinad, mis on väga erinevates kohtades, tagavad siis suure ja hea sooja kõla. See kõik on lähtunud sellest, et inimene, kes teeb muusikat, teeb seda ilma elektrita, need on niisugused loomuliku musitseerimise vajadusi arvestades. Ma olen püüdnud ise ka väikest arhitektuurset kogemust saada. Nimelt ehitasin Naissaarele ühe väikse küünikese, õigemini transportisin Tõstamaalt ja siis alustasin koostööd 2 akustikuga, Linda Madalik ja Rein Pirn. Viimane on teinud Ameerika Ühendriikides 50 kontserdisaali ja selle viimase Omari Küüni akustikat peab õnneks Linda Madalik Eesti parimaks. Ja mille pärast? Sellepärast, et muusikud kuulavad ennast ükstaspuha, kus nad selles ruumis ei ole. See on imelik, et on kontsertsaale, kus muusikud üksteist kuulavad ja üksteist ei kuule. Nii et ma tahtsin lõpetada positiivse noodiga, et on olemas head arhitektuuri. Suur tänu, Tõnu. Kas on küsimusi? Aitäh, maestro. Küsimus on selline, kui Tallinnas on kirikute näol ja võib-olla sama siis Nordia kontsertsaali näol küllaltki palju korralikke saale või vähem korralikke, et kas on mõtet ehitada siis Kunstiakadeemiale veel üks kena kontsertsaal ja kui on mõtet, siis milline on see mõte? Kunstiakadeemiale või? Muusikaakadeemiale.
no see on peaaegu sama. Aga ma ausalt öeldes olen päris hämmeldunud, et see saal ei ole olemas, sest see on nii loomulik kui spordikoolil staadion või ujula. Muusikaõppe ja teatriõppe peab toimuma loomulikus keskkonnas. Ja vaata, me oleme nagu otsustajatest väga kaugel inimesed, me ei tea, kuidas kõik need mõtted ja rahad käivad, aga me mõtleme, et loogiliselt. Ma ei ole selle akadeemia saaliga kogu seda teed kaasas käinud, aga 18 aastat, kui pole seda ehitatud. See on, tundub nagu veidi arusaamatu küll. See on, ja samas sa loed ju lehtedest, et Eesti Rahvusringhääling tegi projekti, mis läks maksma 30 miljonit kuhugi sinna Rahumäe kanti või kus ta oli. Ja et on raha raisatud taoliste arhitektuursete kohtade peale, mida ei ole ehitatudki. Ja üks tavaline õppeasutus, mul on õpilasi nii Jaapanist, Venezuelast, Inglismaalt, kus igalt poolt, mitte keegi välisõpilastest ei saa aru, kuidas ei ole Eesti muusikaõppeasutusel oma saali. See tundub täielik absurd. Ja me ei ole Muusikaakadeemia juhtkonnaga eriti efektiivselt ja niisuguseid suuri aktsioone teinud, lõhkunud seal midagi. Aga vist peab tegema, ma ise oskan traktorit juhtida ja et selles mõttes on mul kopp ees küll sellest teemast. Aitäh! Ja täna õhtuse viimase küsimuse saab küsida Karl Taag. Mul on selline küsimus, et Gabrielid kirjutasid omal ajal Veneetsias San Marco katedraalis mitme koori muusikat konkreetse hoone akustikat arvestades. Me teame tänapäeval süvamuusikas kirjutavad heliloojad tihtipeale konkreetsetele kollektiividele või interpreetidele muusikat. Et kui levinud on see, et tänapäeval kirjutatakse konkreetse hoone või saali või kiriku akustikat arvestades mõni teos? See jätkub kogu aeg. Kogu aeg tehakse seda. Ja seda on teinud nii Eesti heliloojad erinevate maailma muusikasaalide jaoks kui ka teised. Aga Eestis praeguse arhitektuuri kõige unikaalsem ja kõige huvitavam koht on muidugi Meremuuseum Lennusadam. Nendest kuplitest võiks veel rääkida, kuidas ja mismoodi seal oleks üldse võimalik muusikat teha. Aga kuna ta on praegu väga üheselt muuseumi käes ja muuseumil on omad ventilatsioonid ja külmikud, mis paraku ei tooda vaikust, siis taoline akustika, mis seal on, see võimendab kõik, et ta võimendab ka müra. Aga ta võiks võimendada vaikust, kui oleks võimalik. Et ma arvan, et selle hoone jaoks võiks kirjutada midagi. See oleks väga huvitav. Suur tänu, Tõnu! Ja suur tänu kõigile tänastele ettekandjatele. Me läksime küll planeeritud ajast üle, hoolimata sellest, et ma panin siia kella püsti, aga eks see on üks arhitektuuri välkloengute võlu, et ka välgud on parajalt pikad. Ja tänan, et kannatasite ära ja väga ei nihelenud ja ma ei näe ka väga palju uniseid silmi. Nii et aitäh! Head õhtu jätku!